Tere siit Tartu Raekoja platsi Valguskülast, Petrone printi putka eest ja siin on meil Epp Petrone ja Kristel Vilbaste ja tegelikult me teeme raamatu Meie joogivesi esmaesituse, see raamat on just valmis saanud. Ja räägime ka Kristeli raamatust Meie maarohud, aga tegelikult kõige esimesena ma küsiksin sellist asja. Kristel kuulis siin ka meie eelmist juttu ja ütles, et tal on oma teooriad ja oma info selle kohta, kust on tulnud Eesti akende taha sussidesse käima päkapikud. Sest see on kindlaks tehtud, et neid alles veel meie lapsepõlves ei käinud. Päkapikud olid olemas, nad luurasid, aga nad ei käinud regulaarselt akende taga. Ja kust need päkapikud võisid tulla ja mis areng on olnud, räägi enda teemat sellel. Võtan mikrofoni oma kätte. Räägin hääle puhtaks kõigepealt, et tere kõigile ja väga põnev on siin, kas te olete tähele pannud kõigepealt, kui vahvad varblased siin seal selle jõulukrooni peal on ja sealt vahvast kioskist saab osta neile vahvleid söögiks. Ei pea üldse muret tundma, et jälle linnumehed ütlevad, et ei tohi linde sööta, vaat siin küll võib. See on parem kindlasti kui see vahvel, kui need friikartulid, mida nad seal McDonaldsi juures söövad. Aga et see päkapiku lugu, päkapikud on tõesti olemas ja nad elavad kaugel seal, meil teame, et jõuluvana elab Korvatundrul, aga mina korjasin ühest Varangeri saar, see on seal päris kaugel, see on sealt Korvatundrust veel väga palju kaugel põhja pool, peaaegu vastu jäämerd, vastu põhjapoolust. Seal on üks selline rahvas nagu saamid ja nende siis sellises folklooris on selline tegelane, kelle nimi on Tšakellak. Seda kirjutada eesti keeles on praktiliselt võimatu. Ma mäletan, et kui ma tähekesse selle loo kirjutasin, siis ma kõigepealt pidin saamidelt selle õige kirja tellima, et kõik need tähekujud. Aga see Tšakellak, mis kõlab minu nagu meeles isegi natuke nagu šokolaadimehikene. No see sama šokolaadimehike, kes neid šokolaadikomme tood sinna sussi sisse. Tema on selline vahva mees, ta on selline pisikene suurte kõrvadega mees, tutimütsi tal peas ei ole. Aga ilmselt ta paneks, kui ta võimalik oleks, sest ega seal Varangeril on päris, või seal Saamimaal on päris külm. Aga ta on siis selline mehikene, kes elab allikate ääres. Sükeste pühade ja selliste sulisevate hea eega allikate ääres. Ja ta käib vahel sealt allikast väljas. Ja ta tuleb sealt välja, talle maitseb hirmsasti näiteks jäätis. Ja tuleb välja, kui näiteks panna sinna allika kõrvale lusika täis siis piima, mis ära külmub, mis muutubki nagu jäätiseks. Ja siis on muidugi võimalik teda kätte saada. Ja see ongi kõige hullem lugu, et inimesed tahavad kangesti kätte saada teda, sest selle päkapikupoisi või selle Tšakellaki peas on ravitarkus. See oleks hea, kui inimesed piirduksid selle ravitarkusega, aga et tema kõhus on hõbemündid kõlisemas. Ja vaat neid hõbemünte tahetakse kätte saada. Ja võt see teine meetod, kuidas seda Tšakellaki kätte saab, seda päkapikumeest, on see, et see sama suss. Saamimaal on naiste jalanõud sellised, öeldakse nutuka, sellised terava ninaga, nagu me oleme näinud päkapikude jalas. Ja sellel on sellised pikad paelad, millega kinni mässitakse, nagu meilgi pastlaid pandi. Ja siis on see, et pannakse see üks sama suss sinna allika äärde ja siis öösel tuleb see Tšakellak sealt välja, hüppab sinna siis selle nutuka sisse ja hakkab nende nööre siis ümber jala nagu kinni mässima, kuna ta on nii väike, siis ta mässib ennast pusana sisse. Ja siis juhtub see asi, et inimesed saavad selle päkapiku kätte ja ma arvan, et lapsed ei peaks proovima seda päkapiku meest püüda, aga seal on jah siis see, et head inimesed siis lasevad selle päkapikumehe või Tšakellaki uuesti lahti, aga ta saavad selle eest siis ravitarkust ja siis need muidugi need pahad mehed, nemad löövad selle hõbemüntide eest selle Tšakellaki maha ja see on väga kurb,
aga see lugu on meile ilmselt ka Eesti allikate juures olemas olnud, sest ka meil visatakse hõbemünte allikasse. Seesama lugu on selles meie joogivee raamatus ka ja ma ütlen teile seda, et te ei pea sel aastal endale ilmtingimata just susse ostma, ja meestele ka mitte sokke ostma, et ostke sel aastal raamatuid. Et meil on tulemas selline kurb aasta, et ega see elekter käib siia ja sinna kogu aeg ja ega siis see elektrikadu polegi nagu muu pärast väga õudne, aga minu jaoks on see kõige jubedam mõelda, et kust me joogivett saame. Et päris palju inimesi tegelikult ei tea, kust neid saab, seda vett. Aga siin selles raamatus on isegi siin Tartu kohta üks väga vahva koht, kus saab endale sellisest arteesia kaevu tüüpi puurtoru on ta küll, aga et arteesia kaevust endale vett tuua. Ja see on päris seal Kivilinna poe juures, nii et kui te elate Annelinnas, siis tasuks see paik nagu üle vaadata ja sealt proovida vett tuua ja kohvimasinad ei lähe kätki selle veega. Ja loodame, aga arvestame seda meiega hoiatatud, et võib olla selline aeg ees, kus meil on vähem vett. Ja see meie joogivesi raamat, ta räägib allikatest ja räägib igasugusest muust veest, mis jookseb torudest ja tuleb pudelitest. Ja siin on ka üks pealkiri, üks peatükk, kas Eesti joogivesi on mürgine? Millest sa selles peatükis räägid? See on üks põnev asi, et ükskõik mida ma räägin, siis jõutakse lõpuks selle juurde, et kas see on mürgine. Eile ma käisin Kohtla-Järvel rääkimas oma sellest teisest raamatust, meie maarohtudest ja ikka jõudis, kui ma olin pika loo ära rääkinud, kui toredaid ravimtaimi meil on ja mida kõike head süüa saab, ja jõudsime ikka selleni, et üks naine küsis lõpuks, et kas näsiniin on mürgine. Et mul on õudselt kahju selle üle, et ka meie kooliõpe on jõudnud selleni, et meil alustatakse õpetus sellest, mis on mürgine ja mida teha ei tohi ja mis on väga paha et ma arvan seda, et me peaksime alustama ikka tihtipeale sellest, et mis on hea, et mida võib juua ja võt selles ma olen nüüd küll, mind on ikka sarjatud selle eest, et mina olen küll see, kes ütleb, et te võite ka siit vabalt Emajõest juua ja teiega mitte midagi ei juhtu. Kellega juhtub, siis tõenäoliselt ega ongi see, et kui sa ikkagi kogu aeg oma sisikonda desinfitseerid kõige sellise keemiaga, mida meil siin poodides on ja ravimitega, siis tõenäoliselt võibki nii olla, et teie mikrofloora on praktiliselt hävinud ja seda vastupanud ei ole, aga siis tuleb see uuesti luua. Et ma ei arva jah, et Eesti on tegelikult ju väga heas seisus selle joodava joogiveega. Kas ta on mürgine? Ühesõnaga, need inimesed, kes uurivad Eesti vete seisundit, on sellised spetsiaalsed seirejaamad üle Eesti, kus on allikates ja kaevudes ja veekogudes on punktid, kust võetakse vett ja analüüsitakse seda ja nad ütlevad, et tegelikult on ikkagi suhteliselt harva üle selle piirnormide ja nad ütlevad, et kuna seadmed on aina täpsemaks läinud, siis tähendabki see seda, et kuidas nüüd öelda, et see on umbes nii nagu margi kogumine, et saime järgmise mürgi sealt, aga see võib-olla lendas kuskilt kaugelt, tuli sealt, praegu võib arvata, et Ukraina sõjaaladelt tuleb meil üht-teist siia maha ja õnneks praegu veel ta ilmselt tõenäoliselt ei jõua sinna vette ja meil on ka sel aastal vähe sadanud, aga et kui see lumi sulama hakkab, siis üht koma teist jõuab ka sealt. Et ega need raketid, mis seal plahvatavad, need ei ole niisama. Aga räägitakse jah, et on Sahara kõrbetormidega on tulnud siia päris palju, mäletate neid punaseid loojanguid ja et need on sellised ajad, meil tuleb meile seda palju sinna vette, aga ja Eesti, eriti see, need karstialad, mis jäävad Kesk-Eestisse ja põhja poole, et sealt ka see väga kiiresti vihmaga läbi läheb meie joogivette, aga ma ei kardaks seda, pigem ütleme alati seda, et mõelge selle peale, et kas te ostate endale pudelivett, sest pudelivees, et kui te olete seda
noh, kui see vesi on seal juba pikemat aega seisnud, siis selle kohta on ka Tartu Ülikooli uuringud, mis näitavad, et sealt ikkagi üsna palju leostub selliseid vähki tekitavaid aineid isegi. Nii et ei ole karta vaja. Plastpudelist ühesõnaga tulevad need. Aga üldine vastus, kas Eesti joogivesi on mürgine, selle peatüki pealkiri võiks vastata pigem ei ole. Et ei ole mürgine. Me oleme praegu siin Tartu Raekoja platsil. Kas oskad umbes öelda või spekuleerida, kus on siin kõige lähem allikas? Ma ei pea selleks üldse spekuleerima. Ma tegelikult tean, ma olen kirjutanud aastal 2013 sellise raamatu nagu Eesti allikad ja siis oli väga vahva see, kuidas kõik inimesed hakkasid mulle allikas ja see allikas on olnud nagu vallikraavi osa ja omal ajal siis Kroonuaia tänav on olnudki selline kaskaadidena allavoolav oja. Ja võib-olla viimane, mis sealt säilinud on siis see botaanika ja tiik on tegelikult allikas. Et seal on ikka lugusid sellest, noh, need, kes praegu juba 90-aastased on, räägivad, et kui seal oli omal ajal see liuväli, mis nüüd on tehtud siia Raekoja platsi ette, linna liuväli, siis sealt ikka kukuti läbi, et allikad on need kohad, kus vesi on ju soe. Nii et üle Tartu on olnud allikaid, paraku on tõesti nii, et need on kõik kinni pandud. Siin võib julgelt siia majja sisse minna vahepeal ja sealt mõne raamatu osta, nii et need uksed käivad siit lahti. Aga et ka näiteks selle, kus nüüd on see põllu, mis ta on siis ühesõnaga haridusministeeriumi ees oli vanasti politseimaja plats ja seal oli kas lihaturg vist ja seal oli allikas. Siis on olnud selle, kus on see hotell Taru või mis seal nüüd selle nimi on, ma ei tea, iganes ühesõnaga see Rimi, mis jõe Rimi või mis ta on. Selle kõrval on olnud suur allikas. Et 1936 on Tartu linnast antud üles sellised kas arteesiakaevusid või siis neid allikaid 11 tükki. Anneli või selles Supilinnas on päris mitu. Üks neist on näiteks Erne tänav kas seal 54 õues, aga ma veel nägin seda allikat, aga nüüd viimaste aastate jooksul on ta kinni pandud. Oa tänaval on näiteks arteesia kaev, mis jookseb otse ka jällegi lihtsalt kanalisatsiooni ja Allika tänaval on muidugi allikas. Et neid on üks ja palju siin. Kahjuks on jah see, et ega ma ütlen ainukene koht, kus Tartu linnast võib sisse minna, kust vett võtta, see on siis see Lepa tänav Kivilinna tehnoülevaatuse taga ja sealt jookseb sulinal vesi ja see on tõesti väga hea vesi. See kinnipanemine tähendab seda, et see on lihtsalt betoneeritud ja see allikas, see vesi on edasi seal maa all, aga meil ei ole sellele lihtsalt ligipääsu. Võiks nii öelda, kas seda võiks nimetada lühinägelikuks, kuritegelikuks lähenemiseks, et meil ei ole tegelikult voolavale looduslikule veele ligipääsu. Mis arvad? Noh, mis seal öelda, eks ole, raha on see ju, mis maksab, eks ole, ja kinnisvaraturg on meil selline, et ega selle allika peale on raske ehitada ja seetõttu pannakse need kinni, ka Tallinnas on ju enamus allikaid kinni ja ma mäletan veel, et kas aastal 2014 või käisime vaatamas Viimsi rauaallikat, mis oli väga ilus allikas, kus sangleppade alt voolas välja allikas, tegime selle puhtaks ja selline, ta oli võib-olla selline veidi rauamaitseline, aga siis tuli sinna mingid eurorahed ja ehitati see põhjakonn ja see allikas suunati sügavale kanalisatsioonivõrgustikku. Keegi ei tea, kuidas see üldse juhtuda sai, sest allikate ümber on kaitsealad, kuhu ei tohi mitte midagi ehitada ja selliseid asju teha ei tohiks, aga korraga oli see siis väljas sealt kaitse alt ja mis juhtus? Eelmine suvi, kui mäletate, Viimsis olid suured veeprobleemid. Neil ei jätku vett. Ma arvan seda, et ega loodus ajab oma asja. Et kui me paneme kinni oma joogivee ja ka tegelikult ka need sooned, mis siis taimed saavad kuskilt vett,
siis see võib meile väga valusalt kätte maksta. Et noh, viimane asi, ma ei tea, kui palju te olete televiisorist vaadanud neid kaadreid, kus kui Mariupoli linna pommitati, siis seal oli, see oli minu meelest niisugune noh, täiesti kurblooline pilt oli sellest, kuidas üks vana tädikene, selline rätik peas, ronis hämbriga kanalisatsiooni kaevuaugust sisse. Aga see naine oli tark. Ta teadis, et sealt alt saab vett. Et ma ei tea, kui palju on neid inimesi, kes teavad, kust näiteks siit jooksevad need puhta veetorud. Et ka selle ilmselt siit või nende kanalisatsiooni aukudest on võimalik minna vee juurde ja võtta sealt. On viimati siis see mees, kes Tartu veevärgist tuli välja, ütles, et kõige tähtsam asi on teada saada, kus on teie elamu pumbajaam, et ega see ei ole nii, et see Tartus see koht, kus seal on see kollane maja ja kus on H2O on juures, et selle maja juures siis kogu linna vesi laiali pumpatakse, et neid pumpamise kohti on hästi palju. Aga see tähendab seda, et meil ei pruugi olla mingil hetkel, kui vool kaob ära, siis kaob ka vesi ära, sellepärast et see pumbajaam ei saa vett edasi pumbata. Ja vaat see on nagu see hetk, kus no me võime arvata praegu, et talvel me sulatame siis lund ja joome seda lumevett. Lumevesi ei ole see, millest me kaua elaksime, sest selles ei ole mineraalaineid ja me lihtsalt lõpuks sureme siis kaaliumi sellisesse puudusesse ja see ei ole nagu jätkusuutlik, et me peame ikkagi leidma mingi, õnneks on meil Emajõgi selles suhtes, aga Emajõgi on jääs ja vaat kui palju me siis viitsime neid jääauke siia talvel raiuda, et on ka mitmed allikalised järved, võib-olla neid võiks täitsa otsida ja infot võiks otsida, et see on kõige tähtsam praegu, et me oleme siin, me kuuleme sind, meil kõrvad liiguvad ja me küsime, et aga kas kusagil on ka see info nende allikate kohta, mis on olnud ja mis on kinni pandud, kui sa räägid, et siinsamas Raekoja kõrval Raekoja platsist 100 meetrit võib-olla või 200 meetrit, palju on Poe tänava allikas, mis on kinni pandud. Kas selliste kinni pandud allikate kohta on ka kusagil infobaas, et tegelikult see ei puuduta ainult tartlasi, puudutab tegelikult absoluutselt kõiki inimesi, kõiki eestimaalasi. Aga allikate infobaas on küll olemas, aga seal on vist toimivad allikad. Tegelikult on need andmed olemas ju meil nüüd kõik kuskil mingistes ametiasutustes, aga nad ei ole kättesaadavad. Allikate info on olnud alati selline natukene, no ütleks isegi salajane, sellepärast et ka kaevude kohta info. Et see on nagu põnev on see, et me arvame, et meil siin Tartus on kaevusid hästi palju, tegelikult ei ole. Ja Kaarel Orviku on uurinud minu meelest seda, et peale sõda näiteks oli see, et kuna oli hästi palju kuivkäimlaid, siis isegi need frondid, mis nagu, kuhu need salvekaevud ulatusid, et need siis on ära saastunud. No ma arvan, et nad on enam-vähem nüüd taastunud, aga puurkaevusid ju ka enam, sealt ei saa ju kätte, kui voolu ei ole. Et me olemegi tegelikult veeta, aga nõukogude ajal olid olemas tsiviilkaitsekaardid. Aga paraku jah, ma selle meie joogivee raamatu alguses ütlengi, et hakkasin seda raamatut kirjutama ja siis avastasin ühe kirja, mille mulle sõber saatis. See tegelikult on Erna Sepp, kes on kirjutanud ka mitmed joogivee raamatud ja ta ütles, et tegele sellega, et meie põhjavesi saaks rahvuslikuks rikkuseks. Tema teadis neid kaarte üle Eesti ja need on, geoloogiateenistustel on enamasti olemas. Ma arvan, et ka veevõrgul on neid tegelikult väga palju olemas, aga need tuleks teha kuidagi kättesaadavaks, samaks on see jälle oht, strateegiline oht, et vanasti oli ju see, et kui sõjavägi kuskile tuli, siis mürgitati esimesena ära need joogiveekaevud, et ma ei tea, kelle käes see teave peaks olema, aga võiks vähemalt siis olla näiteks tõesti need kohad, kust võiks kätte saada. Ma siia tulin, vaatasin just, et need on need uued oranži ja sinisega märgid, et varjekoht või varjend. Üks on seal kohe selle
Lutsu raamatukogu juures keldris, et võiksid ju olla ka need veekohad märgistatud, et mis ei pea internetis olema ja nii nagu ma siingi tegin, et ma andsin küll nendele allikate kohtadele siis GPS-koordinaadid, aga et ma kirjutasin ka juurde nii, et oleks enam-vähem võimalik leida neid ka ilma selle siis, kui GPS ka ei tööta. Aga et võiks olla need kuidagi kaardid teada inimestele, et see on hästi oluline. See, kuhu need varjendikohad on tehtud, seal ei pruugi olla allika kohta lähedal, et need hetkel vist ei kattu, on nii. Suur tänu selle jutu eest ja ma arvan, et see raamat Meie joogivesi, see on tegelikult natukene oma ajast ees, kardetavasti on meil ikkagi kriis käimas edasi ja see olen nagu ise oma Ukraina tuttavatelt kuulnud, et praegusel hetkel on seal tavaline see, et on üles leitud, kust joogivett saab ja et elekter käib 2 tundi on, 2 tundi ei ole ja tegelikult inimesed mõtlevadki praeguseks, et ega elektrit ei olegi rohkem vaja. Kui te mõtlete oma igapäevaelu peale, et päris hästi elab ära ju, et 2 tundi on, 2 tundi ei ole. Et see on selline optimeerimine, aga joogivett on sul vaja ja kui see joogivesi tuleb koos elektriga, siis sa oled õnnelik ja see on sul olemas. Aga kui peaks minema kauemaks ära, mis te siis teete? Mõtteainest näiteks võiks see joogivee raamat anda. Tahad sa lõpetuseks veel midagi öelda või? No ma arvan ikkagi seda, et me peaksime endale selle lähima koha, kust vett saada üles otsima, sest ega see ei ole ju ainuke probleem, et 2 tundi on ära ja 2 tundi siis ei ole. Meil on jaanuari lõpp on see aeg, kus ju kõik külmub ja torud majades külmuvad. Et ma ei kujuta ette, kui sellisel ajal voolukatkestus tuleb, ma loodan väga, et ei tule, et meie valitsusjuhtidel on mõistust nii palju peas, et luua mingid varusüsteemid. Ma tean, et on ostetud ju ka väikeasulatele need generaatorid, aga kui need ei tööta mingil põhjusel, et ei saa siis kütust kätte, siis tunni ajaga võib torustik kinni külmuda. Ja siis ei ole enne kevadet mingit lootustki lahti saada seda. Sest mingis tavamajas sulatad selle lahti, aga suurtes majades kindlasti mitte. Loodame parimat, aga valmistume selleks, millest juttu praegu oli. Ja aitäh ja võite tulla meie klaasist putkasse, Petrone print on siin olemas. Aitäh sulle, Kristel!